No nii. Tere jälle, meie armsad kuulajad. Oleme tagasi stuudios ja täna on meie podcastis siis külas Eesti Kunstiakadeemia moedisaini teaduskonna vilistlane Piret Pupart. Tere! Tere! Ma pean sind täitsa parandama kohe. Ma pean isegi ennast kohe tõstma. Moedisaini osakonna juhataja ja vilistlane ka kindlasti sinna juurde, aga praegu ma võtaks isegi esmajoones selle moeosakonna juhataja rolli, sest et siis mul on mitu vaatepunkti, kust rääkida nii tudengi rollist tegelikult antud koolis, kui siis ka juhendaja rollist antud koolis. Super, et näeme siis seda progressi, on ju? Jaa. Aga siis me võime alustada siis, et millega siis praegu tegeled, et kuidas elu praegu läheb ja rahulikult? Kuidas elu praegu läheb? No minul on väga huvitav periood praegu, sest et ma ise olen vabalt semestril, ma olen pool aastat koolist eemal, nii et ma arvan, ma tulen tagasi mingisuguse täiesti värske kulgemise ja teiste ideedega, sest et saab kõrvalt näha korraks asju. Tegelikult ei taha mul veel väga hästi õnnestuda, sest eile me just avasime tudengitega mõnusa näituse Viru keskuses, mis jääb lahti kuni veebruari lõpuni, Multiversum. Ja kuna, arusaadavatel põhjustel kaubanduskeskustes juhtuvad asjad, magic juhtub nagu öösel, siis lõpetasime siin nüüd möödunud ööl või ülemöödunud ööl kell 5 hommikul, et selles mõttes see puhkamine ei tule mul väga hästi välja veel, aga põnev on ja see kuidagi näha, mida tudengid suudavad teha, on hästi kihvt. Muus osas ütleks niimoodi, et elu on ilus. Päike paistab ja ma lihtsalt ise nii suur tohutu sellise Eestis olemise fänn praegu, et ma tean, et paljud on väga kurvad, et nad ei saa reisida. Lihtsalt minu töö enne hõlmas seda, et ma olin 3 korda kuus lennukis ja see oli päris kurnav ja raske ja mõnes mõttes minul on olnud äärmine nauding nagu hästi-hästi palju olla koha peal igasuguses mõttes. Et see selline mindfulnessi nagu selline ekstra laks on tulnud tõesti oma täies võimsuses kohale. Ei, seda on tore kuulda, et kellelgi meeldib see olukord praegu niimoodi. On positiivseid külgi. On positiivseid külgi sellel asjaolul ka, jaa, et ei ole ainult nagu traagikat seal juures, et kindlasti siin on omad raskuspunktid ja väga keeruline on juhendada tudengeid, kes peavad kodus asju tegema aeg-ajalt. Praegu õnneks jällegi kuidagi praktilisi asju saab mõnes mõttes teha ikkagi ka kooliruumides, aga saab hakkama. Seda on tore kuulda. Et ma küsiks selle EKA kohta, et kuidas sa üldse sattusid EKAsse esimesena? Jaa, see oli väga huvitav teekond, selles mõttes, et ma seisin ühel hetkel nagu teelahkmel, et kas EKAsse sattumine. Ma arvan, ma esimest korda sattusingi peaaegu, aasta enne sisse astumist sattusin läbi Erki moeshow, mul õnnestus seal 1 aasta varem näidata gümnasistina oma kollektsiooni. Aga ma teadsin päris ammu, et ma tahan sinna minna, sest see on ainuke variant õppida siis ülikooli tasemel disaini või kunsti, ükskõik kuidas seda tollel hetkel nagu nimetati, sest kui ma õieti mäletan, olin ka kuskil nimevahetusperioodi sees, et alguses oli moe kunst ja nüüd on see moe disain, sest see lihtsalt on laiem ampluaaga. Aga see ei olnud nagu lõpuni kindel mõte siiski, sest et olid tohutud kõlakad, et kas see on jube raske sisse saada ja et sa pead mitu korda kandideerima ja umbes 3 aastat läheb aega ja siis sa pead umbes kedagi teadma veel, et mitte, et ma tahaks öelda, et onupoja poliitikat oleks see seal sisse astutes rakendatud, vaid et see oleks nagu lihtsalt aidanud paremini ette valmistada. Aga paralleelina oli mul siis nagu selline suur mõte, et ma olen hoopis Tartusse arstiteaduskonda ja ühel hetkel ma olingi siis sellises olukorras, kus ma olin ilusti arstiosakonnas sees ja siis tulid EKAs tulemused, kus miski pärast too aasta sai ainult 2 inimest tasuta kohale. Mina olin üks nendest 2 ja siis ma mõtlesin, et nii, ma saan aru küll, et see kunstieriala ei ole nagu võib-olla kõige stabiilsem eriala siin elus,
aga see oli nii intrigeeriv mõte olla mitte üks 100, vaid üks 2 inimesest, et siis see nagu see kaalukauss nagu langes sinnapoole, et ikkagi minna EKA-sse ja kuidagi jah, no mingid väiksed elemendid olid seal kindlasti veel, aga see oli selline nagu, mäletan seda momenti või seda tunnet, et see pani natukene mõtlema, et okei, et äkki siin elukene tahab nagu ise ka teadlikumalt suunata ja et siis, kui see selline võimalus nagu kätte anti, et võib-olla ei ole vaja oma arstiharidust kätte saada, siis isegi nagu ilmselt seda ka mingis mõttes nautida, aga siis avastada ikkagi, et kõik oma vabad hetked ma tahaks lihtsalt võtta nagu need pliiatsid ja mingid käärid ja kanga ja lihtsalt sellega tegeleda. Et on õnnestunud teha siis ilmselt hästi-hästi õigeid asju kogu elu ja neid ka väga suurel määral nautida. Hästi äge just, et oli ka just see nii-öelda saatuse moment, et alati on ju see, et kuidas siis inimesed räägivad, et on 2 drastilist erinevat nagu eriala ja siis kuidas sa teed seda oma valikut. Aga just ongi see, et mõnikord nii-öelda elu teeb sinu eest valiku või nii. Jah, ta aitab kaasa. Ma ei saaks öelda, et ainult ta minu eest seda tegi, sest et mõlemasse sai kandideeritud ja päris nagu hoolsalt ka ettevalmistatud, väga erinevaid asju, eks ole, ettevalmistatud, aga ta on näidanud küll jah, et ma olen siin hiljem ka proovinud uuesti isegi nagu tagasi minna sellisele natukene meditsiinilisele teele ja algused on jälle olnud sellised väga ilusad ja lillelised, siis äkki elu annab sellise märgi jälle, et no Piret, sa ikka võiksid vist sinna kunsti poole peale nagu jääda ja need on nii ilusad märgid, et noh, kuidas sa siis ei ütled? Arusaadav, jah. Ja kui sa juba siis lõpuks selle EKA-st käisid ja toimus see koolielu, kuidas see koolielu kulges ja missugused üritused või kuidas üldse oli käia EKA-s siis? Siin on nagu mitu, kuidas ma ütlen, mitu tahku, mis vajab lahtivõtmist. Esiteks mulle tundus see korraks alguses, ma ei taha kuidagi mõjuda, võib-olla see on nagu korraks valesti arusaadav, kui ma selle lause ütlen, aga see mõjus mulle nagu huvikoolina kõige paremas mõttes, sest ma tegin ju ainult asju, mis olid puhas nauding, et ei olnud minu jaoks liiga palju reaalaineid, mis võib-olla ei ole mulle nii loomuomased, kõik on õpitav siin elus, aga nad ei ole nii loomuomased ja said teha nagu ainult ja ainult asju, millesse investeerisin enne oma vaba aega. Et sellest küljest oli selline, isegi ütleks, et mul oli nagu tohutult palju energiat üles, ma olin harjunud nii suure nagu töömahuga, siis ma võtsin veel kõrvalt igasugused lisaaineid igaks juhuks, et noh, et oleks see tunne ikka hästi raske igaks juhuks. Pärast see muidugi laabuse said ise ennast nagu paika sätitud ja see oli selline esimene pool pakast, oli ma rohkem nagu päristudeng ja teine pool, vot nüüd läheb nagu keeruliseks, kui keegi küsib, et mis üritused siis olid või milline see koolielu oli lisaks ainetele, siis mul on natukene raske sellele vastata, sest ma lihtsalt läksin väga-väga vara paralleelselt erialasele tööle Montonisse ja see tähendas seda, et ma olin umbes 6-10 on ju hommikul tööl, siis olin, ma ei tea, 10-4 koolis ja siis jälle 4-12 nagu töö juures tagasi, et õnneks tuldi vastu, et kui vähegi võimalik mingid koosolekud ei olnud, siis ma sain seda ise aega painutada, et ütleme nii mõned näod ja mõned üritused, millest kõik räägivad, jäävad mulle natukene teadmata, aga muidugi, mis kindlasti olid legendaarsed asjad, olid moeosakonna peod, mis noh, me oleme sellis päris pisikeses stuudios praegu, no ütleme, et see moeosakonna ruum oli võib-olla 6 sellist ruumi ja siis sellised Erki moeshow, eks ole, organiseerijad on ka alati olnud moeosakonnast tavaliselt, ütleme see organisatoorsed omadused, neid oli vaja veel kuskil rakendada, siis toimusid sellised osakonnapeod, mis tegelikult olid nagu pigem, ma ütleks, ülelinna nagu selline diskoteeka oli seal, sest seal oli järjekord ukse taga reaalselt, sa pidid ootama mingisugune vahest tund aega, et sellesse ruumi sisse saada, seal oli lihtsalt nii täpselt inimesi täis, et sa lihtsalt seisid püsti ja sinna olid tehtud mingid puurid sisse ehitatud, puuritantsid, olid diskorid, no ma ei kujuta ette, see praegu tundub täiesti utoopiline, nii et väga-väga värvikas ja ma ütleks, et tegelikult EKA on ka praegu hästi värvikas oma praeguste ürituste poolest, sest et Üliõpilase omavalitsus on päris aktiivne ja toimetab ja mulle tegelikult väga meeldib, et hästi palju toetatakse ka EKA tudengite sellist
ütleme siis nagu sellist ärivaistu treenimist, igasugused noored disaini siis müügiüritused ja sellised presentatsioonid, meie oma galerii praegu, mis on koolis, mis on tõesti super, et see nagu aitab hästi palju kaasa sellele, et tudengid saavad eksponeerida, küll juba ilmselt pigem magistritudengid või vastad lõpetanud tudengid, aga et see kunst on kogu aeg seal olemas, kogu aeg on midagi huvitavat toimumas, samal ajal ka mingid kursused või mingisugused erilised tehnilised lahendused, mis on EKA-s olemas. Ka neid on seal eksponeeritud, hiljuti oli siin Savi 3D printerite suur selline live workshop, et kõik tunnid viidi sinna galeriisse, siis inimesed said tulla ja vaadata, küll distantsilt, eks ole, aga see, need on nii suured käpad, mis siis seda Savi seal prindivad igasugustesse ulmelistesse vormidesse, et see võimaldab, oleks see veel suurem, siis saaks tegelikult maja ka printida lõpuks. Ja tsemendiga seda tehakse, aga meil seda tsemendiprinterit ei ole. Aga jah, et see Savi, mis tundub nagu nii maine ja selline kätega ja võib-olla heal juhul sellise poti kedra siis või sellise elektrilise kedra peal ketramisena nagu, et see ongi see maksimum, siis ei, tegelikult on üks innovatiivsemaid võimalusi materjaliga töötada tegelikult EKA-siseselt, et ühesõnaga toimub igasuguseid asju. Et tuleb lihtsalt leida nagu oma see huvirubriik, mis rohkem huvitab, sest see amplaan ju nii lai, et kui me mõtleme, et seal on arhitektuur, mis on ikkagi päris palju seotud ka sellise matemaatilise osaga ja sellise arvutusega, siis meil on kaunis kunst, mis on hoopis teises äärmuses ja tahab võib-olla sellist hästi intuitiivset toimetamist, siis on selline researchi põhine kunstiteadus ja siis on disain, mis on võib-olla nagu kõige rohkem nagu keskel ja need äärmused on seal nagu pehmemad, et need nurgad on rohkem maha lihvitud. Okei. Aga EKA-st veel siis, et kas on sul äkki nimetada mingeid meeldejäävaid õpetajaid, kes nagu või õppejõude? Nüüd on võib-olla kolleegid nad juba. Nüüd on kolleegid ja see on väga huvitav olukord. Ja, sest minul on väga paljud õppejõud on ju kolleegid praegu, sest kui ma EKA-sse tulingi otse erialaselt töölt ja eks see oli ka võib-olla rektori jaoks natukene šokeeriv, et nii noor osakonna juhataja, sest ma olin 29 siis ja ma vist olengi olnud, ma ei tea, ma võin valetada siin praegu, aga mul jäi mulje, et ma olen kõige noorem osakonna juhataja olnud just nagu professori rollis ja nad on tõesti mulle selles mõttes väga paljud on kolleegideks saanud ja väga tore, et see on nii juhtunud. Mõned küll enam tõesti ei ole koolis nii aktiivsed, aga võib-olla üks värvikas näide ja hiljuti just temast oli ka suur selline persoonisaade või film tehtud Leonhard Lapin, kes on väga selline kuraasikas karakter, huvitav, ettearvamatu natukene ja teda ma mäletan küll väga hästi. Ta andis meile koos Urve Kütneriga, ilmselt selle pealkiri oli vist, see oli 2-osaline, võib-olla mutreerin, aga see oli umbes niimoodi, et 1 joone joonistamine ja siis 20 ja rohkem joone joonistamine vist või, midagi sellist. Ja see lihtsalt õpetas sind tõesti keskenduma, et see üks paber ja siis see üks joon, mis peab olema täiesti täiuslik, algama Leonhardi sõnadega kuidagi nagu pingestatult ja siis kulgema ja siis kuidagi hajuma ja seal oli nagu nii palju nagu sõnu, kuidas see üks joon peab siis ennast väljendama sellel paberil ja see oli nii huvitav alati, kui ma rääkisin seda, millega ma siis tegelen, eks ole, oma endistele klassikaaslastele, kes mõni õppis Tehnikaülikoolis robootikat ja selliseid väga maiseid ja matemaatilisi erialasid, siis üks klassivend siiamaani aeg-ajalt annab mulle teada, et ta vist ikkagi nagu progresseerub selles 1 joone joonistamiselt, ikka nagu harjutab seda aeg-ajalt. See tema jaoks täiesti mõistvat, et kuidas saab veeta nagu tunde ja siis niimoodi pabereid lihtsalt täita joonega, aga see tõesti õpetab sind komponeerima ja see õpetab sind ka nagu valitsema oma kätte väga hästi. Sirje Runge tegelikult ka kohe meenub siia otsa, varem olnud ja Leonhard Lapini kaasteeline, äärmiselt
nagu jõulise, tugeva sisuga õppejõud, ma arvan, esimesel kursusel ma õppisin kõige rohkem tema käest, et need värviteooriad ja värvide nägemine üldse, kuidas sa näed värvi, kuidas värvid hakkavad üksteise kõrval vibreerima, see on päris eriline kogemus, kui sa neid oled seal 2 kuud nagu kõrvuti pannud ja siis äkki nagu lumineerub või nagu et see on võimas kogemus olnud. Ja ma ütleks ausalt, et meie praegune rektor Mart Kalm, kui ei ole nagu sattunud tema loengutesse, siis võib-olla ei teakski, kui ägeda ja sellise omalaadse huumoriga ta suudab ajalugu, kunstiajalugu, ilmselt rohkem nagu arhitektuuri prisma alt küll, edasi anda. Et need on olnud nagu väga ärised kogemused ja ühte õppejõudu muidugi ma arvan, et teavad kõik siin Eestimaa pinnal, et David Vseviov ka täpselt samamoodi sellise nagu legendaarse jutustamisandega ja tema puhul on mul lihtsalt meeles see, kui kuidas ma ütlen siis, et kui lemmikud tema tunnid on olnud tudengite seas, et seda näitas väga hästi see, et ta oli üks väheseid õppejõudu, kelle tunni sai panna umbes hommikul kell 8. Et muidu ikkagi kunstiinimestel tavaliselt ei tööta see variant, et enne 10 mingit tundi väga alustada. Et ma olen ise ka sellest praegu aru saanud, ma ise olen hommikuinimene, selles mõttes mul on olnud sellest natukene võib-olla keeruline koheselt mõista, et see on pidanud tulema sellise katse-eksitusmeetodi ja kogemusega, et ma lihtsalt näengi, et hommikuses tunnis lihtsalt tudengid tilguvad ja lõpuks on mõistlikum alustada teatud kellaajal, kõik on kohal, kõik on olemas, meil on nagu ajurakud töötavad ja me saame minna sellise tõelise hea energia ja keskendumisega edasi. Aga Vseviov tunnid olid 8:15, klass olid täiesti puupisti täis ja kunagi oli EKA Vanamaja juures kohe üle tee Gonsiori ühikas kui see hiljaks jäid, sa ei saanud enam iste kohta ja see oli selles mõttes oli see, et seal aeg-ajalt oli ka nagu tüüpe, kes olid tulnud nagu reaalselt pidžaamas ja mingi tekk oli nagu ümber. Et lihtsalt jõuda sinna tundi, saada oma see koht ja see mõnus nagu vanaisalik jutustus või muinasjutt ära kuulata. Muinasjutt kõige paremas mõttes, sest see oskab rääkida nii, et see peaaegu mõjub ei millegina sellises nagu teaduslikus mõttes ja samas sul jääb kõik meelde ja see nagu avardab tohutult maailmapilti. Ma ei tea, praegu tundus täpselt selline tunne tuli, et nagu ta tahaks ise tahaks täpselt kuulata. Tulge. Ta siiamaani räägib neid loenguid ja ma olen mingid aineid, kas see oli vene kultuurilugu või lihtsalt avab nagu seda Venemaa tausta, nüüd saab seda muidugi ka Vikerraadiost palju järgi kuulata, aga eks ta meie loengutes võib-olla räägib natuke rohkem sellise kunstiinimese nurga alt, et ma mingid ained võtsin mitu korda, sest lihtsalt iga kord oli nii põnev ja ta ise on ka selline tüüp, et ma võin siin jällegi nagu eksida, aga kui ma nagu silmanurgast nägin, siis minu arust tal on siin nagu ühe lehe peal on paar sellist rida märksõnu ja siis tegelikult ei tea kunagi, kuhu ta välja jõuab. Et seal tekivad mingid hetked, mis talle meenuvad ja siis see läheb nagu nii põnevaks, siis on jälle mingi täiesti teine lugu. Et see ei olnud üldse sama loeng, aga väga hea, et ei ole sama loeng. See lihtsalt avab järjest. Ma usun, et saab kõik väga olulise ka öeldud, mida ta tegelikult plaaninud on, aga seal kõrval on niisuguseid põnevaid keerdkäike ja selliseid seiklusi ja vahest ka isiklikust elust, aga need on kõik jällegi väga õpetlikud ja seal on alati see rosin, mida see tudeng peab kätte saama, on seal sees olemas. Ei, väga äge. Aga nüüd liiguks peale ülikooli, et millega sa praegu rohkem tegeled, et mis, me rääkisime siin sellest multiversumi näitusest. Et aga mis veel käsil on hetkel? Sa mõtled nüüd tudengitega. Valmistume vaikselt Erki Moeshuks, mis sellel aastal ikka jälle tuleb. Eelmine aasta oli nii äge kogemus, et me tegime seda showcase'ide formaadis, siis tähendas seda, et kõik olid sellised nagu mini-moeshow'd ja sai hästi kaua asju vaadata ja me saime nii positiivse tagasiside, sest see andis mõista, et ka inimene, kes ei ole selline, ma istun seal esireas, nüüd on ju ootan, ma ei tea, päris pole minu koht, on ju, võib-olla mulle see etendus või ei meeldinud just need 3 kollektsiooni järjest, siis mul läheb juba matt maha. Et seal sa said ise liikuda, valida, kuhu sa tahad minna, mida sa tahad vaadata, ka lastega, sest et muidu on väga keeruline, kuule, on ju, et meil on siin etendus, jooksevad minu poolest kisagu, et ongi kihvt, veel rohkem performance, et see nagu võimaldab hästi palju
hästi palju kuidagi laiendada publikufooni ja teisest küljest, kui meil ikkagi ühel hetkel võib-olla on mingi raskuspunkt selle osas, et jälle kui palju inimesi kuskil tohib olla, siis seda on alati võimalik kontrollida. Korraga saab sisse minna 50 inimest ja siis meil on 15 minutit pausi ja nemad on juba umbes eest ära läinud ja siis saavad järgmised peale minna oma neid seda kogemust nagu saama. Aga moetudengitega meil on kogu aeg midagi käsil, ma vahest mõtlen, et ei jõua nagu ära ei jõua ära teha neid asju. Meil on väga huvitavad sellised rahvusvahelised praktikad hetkel plaanis, nii et mitu tudengit on minemas Pariisi suurtesse moemajadesse, ma ei saa täpselt praegu öelda, mis need veel on, sest et me ootame, et kuidas me need lepingud saame nüüd paremini korda ja mida me siis täpselt tohime öelda ja mida me ei tohi öelda, aga seda ma ikkagi tohin öelda, et need on ühed parimad, suurimad ja ägedamad moemajad, kus üks neist on siis valinud EKA-ga oma selleaastaseks partneriks, nii et meil oli suur au ja rõõm selliste tõeliselt vanade Prantsusmaa nimedega saada siis selline otsekontakt ja nende selline esimene pinpoint siis antud regioonis. Vägev. Issand jumal, see tundub tõesti juba nagu väga suursugune ja niimoodi. See oligi väga äge, sest ma ei suutnud ka ise uskuda, et korraks ühendust võtsid, aga järelikult on see mingisugune töö on vilja kandnud ja neil oli üks väga-väga kindel eesmärk oligi saada siis EKA-st, meil oli 3 osakonda, kes siis on nende sellises põhipartner fookuses, on mood, tekstiil ja aksessuaar ja siis nende hulgast valiti üks tudeng, kes siis nüüd ütleme lausa niimoodi, et see on selline täiesti tasustatud internship, et kus tavaliselt sa pead ise veel oma mingisugused lisakulud katma, aga siis kõik nii lennud, elamised kui majutused on nende poolt, et toetada siis just mitte ainult, ütleme, Vana-Euroopa rikaste perede lapsi, kes saavad endale ka väga eksklusiivseid koole lubada, vaid leida see talent üles just siit. Ja see on hästi äge, et just, et kuna meil on ka meie nii-öelda see hooaeg siis, kuna me ei tea, kuidas see podcast edasi läheb, aga et keskendusimegi just nagu Eestis selle kõrghariduse omandamisele, et see on järjekordne nagu hea näide, et ei pea kohe välismaale minema, et seal võib-olla see konkurents on veel suurem, et nagu Eesti kaudu lihtsalt nagu... Ja hakkab saama, selles mõttes, et siin on ka see, et nagu päris palju on vaja seda isiklikku kontakti ka nagu luua, aga see on üle aastate kui järjest paremaks muutunud ja me näeme, et see huvi on suur ja näiteks eelmine Erki Mooshu meil olime nagu üllatavalt palju näiteks Soomes meediapildis, kus Aalto ülikool on ju väga-väga võimas ja väga nagu tunnustatud just moevaldkonnas ja me saime 15-minutilise klipi üles, mis on super suur asi ja isegi Aalto näutusest ei ole sageli nii pikkasid lugusid, et me nagu näeme, kuidas mingi teadus või teadmine kasvab, et aga muidugi on see raske ka, sest et on ka moemaju, kus me oleme olukorras või ettevõtteid, kus tõstetakse ikkagi endiselt kooli nime järgi nagu portfooliod näiteks 2 portsu, eks ole, me ei tea neid, ja siis tegeleme sellega, aga see müüt tuleb nagu murda ja tundub, et siin nagu hakkab vaikselt sinnapoole liikuma ja me tõesti kogeme, et tudengid, nad on suutelised väga suuri asju tegelikult korda saatma, et siin viimane näide oligi moemagistrandi Annika Kiidron-Roometsa võit Pariisis suur Premier Visioni Next Generation, mis oli ülemaailmne võistlus, et selle nagu Grand Prix saada oli enda jaoks fantastiline kogemus, aga mis selle eestlase või Eesti tudengi see superrelv on ütleme siis niimoodi välja, et see on retstöökus. Et kui nad tahavad, siis nad suudavad väga-väga-väga palju nagu panustada. Ütleks seda ka tulevastele tudengitele, et tegelikult, kuna see moeeriala näiteks on väga raske eriala, siis tuleb arvestada sellega, et sa pead endast andma teinekord rohkem kui inimlikult võimalik. Ja vähem aga kahjuks ei saa.
et selles mõttes sa pead ise ikkagi teadma, millesse sa tuled. Ma saan aru, et järjest olulisem on see, et me tegeleksime oma sellise vaimse ja füüsilise heaoluga, et me ei kurnaks ennast kuidagi liiga katki, aga siis ongi see, et ühel hetkel toimub see murduv koht selles kohas, et kuhu maani sind see kirg toidab. Et mõnda toidab ta ka siis, kui sa oled sellises äärmuslikus olukorras, et see annab sulle nagu hästi palju tagasi. Selles mõttes sa pead ennast tunnetama läbi ja läbi, et ta on üks keerulisemaid erialasid, et kui meil on erialad, kus me tegeleme võib-olla ühe valdkonnaga, näiteks ehted, siis sa ikkagi tegeled, nagu sa keskendud nagu selle kõrvaaugule, eks ole, kaelale, kätele, sõrmedele, sul on mingid fookusalad, aga moekunstnikuna seal on nagu, sinu ülesanne on nagu kõik see jalad, see kott, kogu outfit, ka ehted sinna juurde, aksessuaarid, stilistika, kogu see meeskond, see inimene seal sees, et sul on nagu nii palju elemente, millega sa tegelema pead. Ja ma tõesti vahest küsin ka ise oma kursustest, et sa pead seda 100% tahtma. Et muidu ma juba soovitan, et vaata teistes osakondades ringi, me oleme EKA-s hästi paindlikud, et tulles ka ühte osakonda, me väga julgustame just vaba valikainete raames võtta teisest osakonnast või isegi läbi rääkida oma osakondade juhtidega, kas mõni suurem aine on võimalik, et me pärast mängime selles kohustuslikus blokis ümber. Või et sa vahetad siis mingi hetk eriala, no eriti vaba on magister, kus sa tegelikult ei peagi oma osakonnast põhimõtteliselt ühtegi erialaprojekti võtma, et sinu ülesanne on võtta 4 suurt erialaprojekti oma magistriaastate jooksul ja need võivad olla tegelikult näiteks disainiteaduskonnast, ükskõik mis osakonnast. Et me ei saa sind üldse keelata ega takistada. Tore oleks, kui sa oleksid rohkem nii-öelda meie juures, kes me sind oleme oma osakonda vastu võtnud, aga vahest see ei ole üldse nii määrav, sest et siis sa muutud nagu interdistsiplinaarseks. Siis ma muidugi eeldaks, et sul on PA-s on moepõhi all näiteks enda osakonna puhul ja siis sa võtad teistest osakondad, siis ma näen, kuidas sa lihtsalt viid selle, nagu tõmbad selle tagasi oma erialasse. Et vastupidi natuke keeruline. Aga meil on olnud ka moodi tulnud õppima magistrisse tudengeid, kes on hoopis teise taustaga, me oleme sellele jaoks ka nagu väga avatud. Kristi Kuusk on üks näide, kes tuli täiesti hoopis arvutite ja sellise nagu pigem programmeerimist maailmast ja tegi oma magistri moes ja tegeleb nüüd selliste nutitekstiilide ja igasuguse augmented reality teemadega, mis on väga kihvt ja väga selles mõttes millele tema keskendub, on just näiteks arendamine, eks ole, ka laste arendamine läbi selle või sensoorika arendamine, et sellised sotsiaalsed projektid hästi palju, mis siis tänu sellele on saadud tema poolt ellu viidud. Ja praegu selle jutu peale tundubki, et hästi palju on vaja just seda nagu isiklikku, seda motivatsiooni ja nagu see, et on nii-öelda see mingi mega suur siuke nagu eesmärk, kuhu poole minna, aga nagu, et see ongi raske, aga nagu sealt lõppkokkuvõttes võib-olla inimesena saab nagu rohkem tagasi, et me just oleme ka hästi palju nagu sellest koolis ka nagu rääkinud ja niimoodi, et kui ainult raha pärast midagi teha või niimoodi, et kui ei ole mingit muud siukest isiklikumat siukest nagu eesmärk, et siis on nagu päris raske püsida ja et siin erialal ma kujutan ette, et tuleb veel rohkem välja. Ja ma kujutan ette, et kunstnik on, ma arvan, üks sellist nagu, arvan tihtipeale kõige ületöötavad inimesed, kuna neid just ei tule neid ei sunni see rahatööd tegema, mis tihtipeale on inimesel, sunnib just see kirg. Ja nagu kui sa lähed juba kunsti tegema, sul peab olema see nagu, keegi ei hakka minema niimoodi, et ma läheksin kunsti tegema selleks, et ma tahan mingi ülipalju raha teenida, sa lähed alati kunsti tegema selleks, et kuna sa siis tunned, et sa oled kunsti inimene ja sa tahad seda kunsti teha. Jah, see on tõsi, see on väga keeruline, kui sa seal mõtled, et ma saan nagu püsti rikkaks, on ju, et võib-olla, kes võib-olla natukene kindlam oma sissetulekus, on ikkagi mõned erialad, graafiline disain ilmselt, kus sa saad nagu ka natuke panustada sellisele income'ile ja teisest küljest arhitektuur, ka nagu sisearhitektuur, kus sa saad võib-olla sellele nagu rohkem panustada, aga sul peab ikkagi olema see tahe nagu seal toimetada, sest vahest need töötunnid on alati nagu nii, see loks on nii suur seal, et sa lihtsalt ei saa seda arvestada, et ma nüüd teen sellest ajast selleni. Ma usun, et on mõned üksikud kunstnikud, kes töötavad ajaraamis tohutult hästi, aga need on nagu selline 0,0001%, kes tõesti ongi, et ma olen selles hetkes ja nüüd. Et enamasti see
on nii kõikuv ja sa pead olema selleks valmis ja see kõikumine siis kandub edasi tegelikult ka kõikidesse muudesse asjadesse, et ütleme, et see raha teema on jah, või sissetuleku teema on selles mõttes keeruline, et teinekord sa ei oska ka küsida seda summat, et seda ma küll julgustaks ühest küljest siis ikkagi disainerid ja alustavaid kunstnikke küsima, teisest küljest ka ühiskonda olema mõistev selles suhtes või aru saama, kui palju siis seda aega sinna panustatakse. Et me võime ju öelda selle õiglase hinna, aga teisest küljest on ju siis see ühiskond, kes ütleb, et kuule ei. Et siin on ka vaja kasvatada laiemat teadmist ja aru saama sellest. Mulle tundub, et moedisainis see hakkab tegelikult üldiselt kohale jõudma. Ma ei räägi siis sellisest eratellimustest, mis on ammu kohal, see teadmine, et need asjad maksavadki rohkem. Aga ka see, et võib-olla minu igapäevatöökleit näiteks maksabki 400 €, aga ma tõesti kannan seda aastaid ja aastaid ja see on minu keha järgi veel istuma ka pandud. Ja 400, jah. 400 kuni 800 on ju, et see seal vahemikus oleneb, mis kangas kui mis lõige, kas oli vaja istuma panna. Et ma arvan, et te olete ka kogenud, kui mõni asi istub õudselt hästi, siis see on nii püss, lihtsalt silmad lähevad särama ja ma ise naudin seda protsessi, kui ma praegu enda ise kollektsioone niimoodi järjekindlalt ei tee, aga ikkagi on erakliendid, kes on väga, väga suurelt pühendunud sellele, et nad tõesti tahavad minu käest tellida ja neile meeldib, kuidas ma mõtlen ja võib-olla millist lõpptulemist ma pakun. Et ütleme, esimene kord on kõige keerulisem, kui inimene tuleb minu juurde, et muidugi ta ei tunne mind nii hästi, me küll oleme enne vestelnud, mida ta tahab, miks talle midagi meeldib, kas sellel peab mingi tähendus olema, kas sellel peab olema mingi ma ei tea, isegi perekonnarelikviaal selline potentsiaal, eks ole, et mingi tikand või asi seal peaks olema küljes. Et siis selline esimene proov tavaliselt on asenduskangas, vale värv ja siis ega see ei pruugi ka kohe istuda, siis on selline ja siis natukene siitpoolt sealtpoolt timmime ja siis juba teine proov, siis on ilmselt õige kangas, võib-olla me vaja istumust seal timmida. Et see võib juhtuda teises proovis, aga kindlasti juhtub see kolmandas proovis, kus sa saad aru, et inimene saab aru, mis sellest tuleb. Ja et kui hästi see mulle istub ja siis sa näed peegli ees toimub mingisugune rühi muutus, ops, ja siis silmadesse tuleb siuke väike tulukene. Ma alati mulle meeldib see peegli kõrval seista niimoodi, tuluke tuli ära, väga hea. Et siis sa saad aru, et sa tõstsid juba ta enesehinnangut ja kui ta selle valmis saab, kui see asi valmis saab, siis see on selline mega booster talle mingiks ajaks vähemalt. Et see enesetunne, mille sa kingid talle selle, ütleme kõige lihtsamad aastad ikkagi kleit või see on kõige levinum asi, mida tellitakse. Et see on nii kihvt, et sa saad anda minu jaoks võib-olla nii väikeste asjadega nii suure sisemise sellise kasvamise. Ja, ei täpselt see näitab ka veel, et tegelikult see nii-öelda kunstniku töö, et see on palju sükese suurema sellega, et mida, kui pikalt on laialt on nii-öelda see teisi inimesi mõjutab. Aga nüüd kuulajatele, kes veel ei ole tudengid ja veel ei tööta moekunstnikena, et äkki on mõni hea raamatusoovitus, millega oma aega sisustada, nii kaua kui veel saab. Kes tahaksid moel otsa vaadata? Kõige lihtsam see kõlab päris reklaam, aga soovitaksin, see on teele, ma soovitaksin ise ennast. On üks raamat, mis ilmus 2 aastat tagasi minu ja Anu Ojavee sellise ühisloominguna, mis on Eesti mood 100 või Eesti moe 100 aastat. Ja ma arvan, et sellest saab väga-väga mõnusa sellise ka suht värvika ja kergelt humoorika ülevaate Eesti moes toimunud ja samas see ju peegeldab ka kogu aeg maailma moodi. Et lihtsalt, kes soovib lugeda eesti keeles, sest pahatihti meil moeraamatud ei ole väga palju tõlgitud, sest see publik ei ole nii lai ja see on väga okei, et ei ole. Et see raamat on selline kiirgiid, aga keda huvitab mood natuke rohkem süvitsi ja kes tahab võib-olla ette valmistada ennast just terminoloogiliselt
moesõnastik on ka üks tore raamat, Anne Metsise oma, seal saab niimoodi lugeda siis mingisugune tore nimetus ja siis mis asi see on, sest väga tihti ma saan aru, et tänapäeval ei teata võib-olla, mis asi on passe või mis asi on kabardiinkangas või mingid sellised asjad, mida ütleme, nõukogude aegne nagu naine teadis une pealt. Aga terminoloogiliselt on väga põnev lugemine, ma arvan, ja kus on pildid kõrval, on Fashionpedia, et ja Fashionary, siuke seeria on, kus sa siis näed, seal on piltide kaudu ära seletatud, kuidas seda stiili näiteks kingi nimetatakse, kuidas midagi seda detaili rõivas nimetatakse küll inglise keeles, aga see lihtsalt annab avardab seda pilti nii palju, et sul ühel hetkel on hästi kerge navigeerida seal selles mis ma ütlen siis, selles inforägastikus nagu moes. Ja alati võib muidugi lugeda ka elulugusid, moekunstnike elulugusid, et need on väga põnevad. Üks minu arust ägedamaid ja väga hästi kirjutatud raamat on Elsa Schiaparelli elust. See on suhteliselt ammu välja antud, ega raamatukogus saab seda ka laenata. Ja ilmselt see on ka suuremates raamatukogudes olemas, et Schiaparelli nimi, keda ei ole võib-olla nüüd siin aastakümneid eriti mainitud, nüüd see bränd on teinud oma comebacki ja väga õiglaselt selline, tema siis oli, ütleme, Salvador Dalí kaasaegne selline moesürrealist ja kui te igaüks meist teab sellist kärtsroosat, mis on mitte neoonroosa, aga selline kärtsroosa, mis on moes, selle nimi tegelikult on ka moeajal Shocking Pink ja see on Elsa Schiaparelli oli selle taga, et see nii-öelda keemiliselt välja arendati, sest teda lihtsalt väga huvitas see ja tal oli vaja seda ühe oma lõhna jaoks, sest see oli nii shocking ja selle jaoks oli vaja mingit hullu värvi ja no ka Chanel oli tema kaasaegne, aga ütleme, kõik need ütleme, mängud sellise sürrealismi piiriga, et see king sinna Dalil nagu või noh, et king satub nagu pähe, on ju, et see on ka läbi nagu selle Schiaparelli ja Dalí nagu omavahelise sellise hea suhte ja suhtluse sündinud. Aga võib-olla üks parimaid näiteid ja mida me üldse kuidagi ei oskaks selle ajaga seostada, on see, et praegu me teame neid pusasid, kus on selline skelett on peale prinditud. Tundub siuke, et heal juhul tehti 2000ndatel aastatel. Madame Schiaparelli on 20. lõpus otsustas, et talle saab kududa sellise kampsuni, millel on siis nagu skelett siia nagu peale pandud. Esimene oli see, kus ta siis lasi kraesse kududa lipsu, selline trompe-l'œil või silmapette. Ja siis järgmine etapp oli juba skelett, et kui me mõtleme, et 20ndatel nagu selline naine ja mis mood siis nagu oli ja just naistele mõeldud kudum, minust lõpuks tal oli ikkagi 2 inimest olid ikkagi tellinud ka selle kudumi, et see oli väga eksklusiivne ja see oli raju ka Pariisi kontekstis. Aga sellised ägedaid tegelasi nagu moeajaloos ikkagi endiselt avasta ja ETV-s minu arust arhiivides ikka aeg-ajalt nad tilgutavad neid moedokke ka, et Helen Saluveer on väga head tööd teinud oma moekunsti kinoga ja sealt siis need filmid ka jõuavad sageli sinna, et siin vahepeal oli näiteks Dries Van Notenist, milline film, milline inimene ja milline nagu kunstnik, et tõesti ta elab nagu igas hetkes oma sellele loomingule ja see protsess, muidugi tal on oma päevakava, ta peab sellest kinni hoidma, aga ka see, et kui ta läheb oma aeda lilli lõikama, siis ühel hetkel need lilled jõuavad ka tema kangastele ja nii edasi, et see kõik see nagu selline kuidagi kulgemise ilu, et temas oli natuke sellist moemaailma Fred Jüssilikkust, et natuke peab siin molutama ka ja neid lilli vaatama, on ju, et selline võluv film. Võt siin oli nüüd mõnusalt soovitusi, et just, et neile, et noortele siis, keda mood huvitab, et enda silmaringi laiendada, mis siis kindlasti aitaks ka, ma arvan, kaasa sisseastumisel. Ja sisseastumisest veel rääkides, et EKA-st on tulemas avatud akende päevad siis, jah? Kuule, meil uksed jäävad vist nagu osaliselt kinni ja tulge akendest 25 veebruar, et hästi palju saab siis digis osaleda, meil on ka erinevad töötoad, millesse saab registreerida,
et proovime digis hakkama saada nendega ja ma arvan, et see on tegelikult võimalik, sest eelmine kevad sai terve kursus juhendatud niimoodi ikkagi ära ja lõpetatud saadi ka täitsa ägedate kollektsioonidega. Ja siis üldinfotunnid, et kuhu saab tulla küsima ja rääkima ja tegelikult ma ütleks, et kuna EKAs on väga väiksed kursused, meil on, olenevalt küll osakonnast, aga ütleme selline vahemikus 5-15 on ju, aga tavaliselt jääb sinna kuhugi keskele mingi 8 või 9 või siis meil kui õppejõududel on ka aega, või ma ei saaks öelda nagu aega tegelikult ei ole kunagi, aga ütleme tahtmist võib-olla rohkem vastata ka e-mailidele, et kui keegi kirjutab meile, siis me tavaliselt ikkagi alati võtame hea meelega selle jutu, et sellest räägime, sellest teemast. Võib tulla ka nüüd, kui koolid lähevad natuke rohkem lahti, täiesti kooli või paluda näiteks, et kas me saaksin oma praeguse portfoolio materjaliga konsultatsiooni. Et kellegi õppejõu me ikka leiame või on mõni 3. kursuse tudeng, kes tuleb appi või on ka 1. kursuse tudengid, kes aitavad küsimustele vastata, et lihtsalt hästi palju võiks küsida ja ka otse ja mul on tõesti üks hea näide ühest praegusest tudengist, kes juba 10. klassi lõpus teadis, et ta tahab väga EKAsse tulla. Ta käis mitu korda avatud ustel ja ta iga kord oli kaasas ka mingi joonistuste plokki ja siis me sõelasime juba sealt välja head materjali ja ma andsin talle näpunäiteid, mida ja kuidas edasi teha. Ja praegu ta ongi moe osakonnas õppimas, et hästi tore. Mida ma tahtsin korraks veel öelda, et enne ma andsin neid tippe, on ju. See oli selline hästi klassikaline moevaade. Mood on viimaste aastatega nagu hästi drastiliselt selles mõttes muutunud, et seal on avanenud täiesti uus selline suure perspektiiviga valdkond selle moe sees, mitte et seda valdkonda poleks seal enne olnud, aga nüüd on näha, kuidas seal on ka võtta nagu mingi teavitaja rolli või sellise nagu ühiskonna harija rolli on ikkagi meie see jätkusuutlikkuse teema. Et ka sellest soovitan ennast kuidagi ette valmistada, et päris palju on ka selline nagu vabavarana kättesaadavat materjali. True Cost on näiteks üks film, mida tegelikult peaks saama netist ikkagi kätte. Vahepeal see oli täitsa YouTube'i peal, minu arust tõstsid selle sealt ära, aga selle kindlasti leiab ülesse. Ja teine, mille leiab täitsa YouTube'ist, on The Next Black. Et ta on küll isegi mitme aasta tagune film, aga seal on nagu teemasid, mis üldse ei vanane ja väga huvitavaid leide, et kuidas me tegeleme ka materjali ja võib-olla sellise biomaterjali aretuse kasvatamisega, täitsa nagu reaalselt kasvatamisega, et siin võib seenenahkadest näiteks rääkida. Ja ühel hetkel on moekunstikuna, mis ühel hetkel 2025 me peame teadma, mida teha siis selle nii-öelda oma esimese elu ära elanud tekstiilide või rõivastega, et praeguses olukorras on see, et tootja hakkab selle eest ise vastutama, et kuidas uus ring peaks välja nägema ja milliseid samme siis selle jaoks ette võtta, et ühel hetkel me ei saa ainult disainida uusi asju, vaid me peame mõtlema, et mida selle eelmise materjaliga teha või kuidas me tõesti, nagu ma enne ütlesin, siis ühiskonda harime ja teisest küljest, kes siis on seal nii-öelda poliitikute ja ühiskonna vahel, et kuidas seda infot siis niimoodi, ma ei tea, EU seadusi kommunikeerida alla ja samal ajal nagu vaadata seda ka siis ettevõtete poole pealt, et kuidas olla need mediaatorid seal vahepeal. Just, ja sellise väga inspireeriva ja siukese mõtliku noodiga ma arvan, et on väga hea see episood hetkel lõpetada, aga suured tänud tulemast ja teiega olid täna stuudios Caitlin Kesa, Aleksi Mikker, Henri Zimmermann, Purgis.